'Cause if you never leave home, never let go, you'll never make it to the great unknown till you keep your eyes open, my love. So tell me your song, tell me you sing. I need to hear it, can you promise me to keep your eyes open, my love? So show me your heart, show me your heart. You know I'll never let you fall apart. You keep your eyes open, my love. Keep your eyes, keep your eyes open. Viimased nädalad Redbos, edasi tuli käia tööl. Siin on näha siis opossumit, kes meil seal hotelli prügikastide juures ennast peitis, ilmselt käis prügikastis sorimas. Loomulikult toimus edasi igasugu lõpupidusid, siin on siis Karila lõpupidu mäehütis, inimesed ka suusasaabastega tänu sellele ja suusariisetega. Siin enamiku tantsijaid on muidugi kliendid, vasakul ägedas kostüümis vana daam, neid on siis üks teenindajatest, väga äge. Ja siin on siis ka mõned Karila töötajad minuealistest, noorematest neidudest, minu meeskonnakaaslased. Loomulikult sai käidud ka näiteks õhtusöögil koos tiimiga. Peale tiimi õhtusöökide loomulikult oli ka majapidusid, traditsioonilised punased topsid nagu Ameerika filmis ja joogimängud. Aga elu ei olnud ainult pidu, oli ka kurvemaid ja elu üle järele mõtlemise momente. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. See on siis Jindabyne'i järv ja sealt minu tagant, kuhu ma praegu siis oma kaamera suunan. Sealt paistab siis Jindabyne'i linnakene, kus ma nädalas korra või 1,5 nädala jooksul korra käisin. Linn on siis vägatigi hooajaline, kuna enamus tegevusest on talitegevus, majutus ja kõik muu seal, lumelauapoed ja mis kõik muud. Aga nüüdseks on siis asjad läinud. Kuna hooaeg on läbi, otsustasin jääda nädal kauemaks, kui hooaeg kestab. Nüüd on sellest nädalast siis läbi 3 päeva, kolmapäeval. Tegin veel ühe vahetuse tööd, asendasin kedagi hommikul. Täna on siis ühe meie supervisori sünnipäevapidu. Homme läbi rändame siis Austraalia kõige kõrgema mäe otsa, Kosinosko otsa. Ja siis juba laupäeval, pühapäeval või esmaspäeval midagi sellist. Liigun edasi järgnevatele jahimaadele erinevatesse kohtadesse. Tööasjus ei teagi veel. Aga eks näeme. Nagu eelmisest klipist näha, siis loodusjalutamine ja iseendaga rääkimine olid mu meelistegevused või siis kaameraga rääkimine. Ja ka need papagoide kakatuude jälgimised. Seal on siis jälle meile tuntud kakatuud ja papagoid. Ilusad värvilised. Nad ennast väga näidata ei taha. Ja loomulikult tuli ette ka peale lõunaid, kus sõitsin autoga ümbruskonnas ringi, nautisin ilusaid vaateid ja
mis mul seal autos ikka muud teha, kui muusika käima ja harjutan kitarri. Sealne loodus oli täiesti teistsugune kui meil. Need kivid, mis seal nagu laiali külvatud olid ja need järved ja künkad on täiesti midagi muud. Ja siin ka tõestus väikene sellest, et ma tõepoolest tol hooajal seal Tredbos kohal olin. Siin see jumper on Kyle Campbelli seljas, kes on minust ka minu nimest 2 kohta täpselt üleval pool ja kellega seal väga headeks sõpradeks saime. Siin siis mõni klipp sellest, kuidas ma tegin tutvusi, tegin sõpru nii-öelda seal ja nendega koos siis aina rohkem hakkasime lauatamas käima. Koos lauatamine on selles mõttes hea, et kuna teised teevad igasuguseid lollusi, siis saad sa neist lollustest eeskuju võtta, proovida järgi teha ja see arendab sind ja loomulikult ennast proovile panna või siis teineteist proovile panna. I'm gonna just try to land in one piece. Me too. Vahest tuleb lihtsalt teiste kannul püsida ja mõnest kohast läbi minna, kus sa üksi ei läheks. Ning ka see arendab. Yeah, I think I'm full of balls. That's good enough for me. Woo! The time is 9:29, 16th of September. Crew is heading out. Mr. Fairweather there. Captain. Sorry. Kurt. 9.13. Mr. Wright. Smile to the camera. And Mr. Campbell with 4 names. Ian Campbell. The other Ian Campbell. The weather's gonna be nice. I'm gonna hold the camera for just when we get out from the corner, just to have it all fun. All fun and games. Damn it, the battery is already 50%. How the hell did that happen? Luckily I have a better back. Let's see how it goes. Siin siis meie kamp minemas Mount Kosciuszko otsa, mis on Austraalia kõige kõrgem punkt, kõige kõrgem mägi. Ja tol päeval oli gale force winds, ehk siis ma ei tea, mis eesti keele on, aga üsna tormised tuuled. Ja siin on ka näha, kuidas mul kõnnak kinni jäi ja tuul lume laua taha hakkas. Päris karm vastutuul oli seal ja järgmises klipis ongi väga hästi näha, kuidas me oleme järjekordselt peatust tegemas, sest poisid ei kinnitanud kas piisavalt hästi oma lumelaudu või siis ei saanud nendega niimoodi kõndida ja nagu näha jällegi tuul hakkab väga tugevasti lumelaua taha ja tahab mul tasakaal ära viia ja jälle lauaga vastu pead samamoodi. Paraku Smile, you're on camera. Teen ma loll naljasid.
ühes kohas esimest korda ja tuli jälle künka otsa ronida. Looking good, man. The nice thing about packing snow is it's quite easy to step in it. Yeah. Huge lump of snow in my glove. Siin olime siis selle tüübiga, kelle nimi mul meelde ei tule. Teised kuidagi kaotanud millegi pärast, teised läksid teiselt poolt rada ja meie siit poolt ja hoog taas kord raugenud. Seepärast pidime ronima järgmise künka otsa, et uuesti Hallamäge õigesse suunda sõita. Küll aga tuli sellega natuke ettevaatlik olla, sest oli juba sulamise hooaeg, nagu näha, lumi on siis juba kokku hakkav ja sula ning lume all on osades kohtades ojakesed, kuhu sattuda ei tahtnud. Yes, that's good enough. Really want to get that speed. Yeah. Did they go on the left side of the track in the end, or? Nah, but they would have gone like just right of it. Yeah, because Oh yeah, there they are. because there's a they're walking now. Yeah. Because of those streams. Yeah, exactly. My bloody bindings don't strap too tight. Yeah, which means some point the foot goes on the edge here, like goes on the edge. Oh yeah, that happens to my back foot. Yeah. Let's go. Kuna mul oli odav rendilaud, mida ma ka väga hoolikalt ei vahatanud, ma ei mäleta, kas ma tol hooajal üldse seda vahetasin, võib-olla korra keset hooaega, siis nagu näha olen ma nii palju aeglasem kui teised. Nagu ikka sportlased on ju süüdistavad suusavaha pronksmedali või kaotuse puhul. Järgmises osas näen lumiseid mägesid, joon mäe otsas õlut, kohtan mäe otsas soomlast ja teen mõned lumelaua jäljed.